ega ma ennast päris muidu siin ei kiida, sest selle asja juures oli nii mugav. Nüüd pean ma kitsed jälle rohu peale viima, kuid jalga jala ette tõstetud ei saa. Järsk on see nõlvak ja sandaali sees on liiva. Ühte lugu puhkama pean piitsavarre naal. Need kurjad mehed lükkad karjatee on kiiva. Viltu on silmapiir ja kõrdi silmapaar. Kui aga õhtuks ei saa mannergusse piima, siis algab otsemaid üks otsata skandaal. Ükspuha, kuidas ma ka lahutan või liidan, ei tea ma öelda, mis on selle loo moraal. Miks pean ma kannatama selgis Türgi piina? Jumalatel minuga on mingi kuuri plaan. La 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 la. See on tegelikult üks revolutsiooniline kreeka laul, punaste laul, aga mina ei teadnud, millest see on. See oli veel kirjutatud sellel, kui ei olnud veel seda. Mina ei teadnud, millest see lugu läib, aga see on, muide, see nii-öelda välted ja rütm kreeka keele, see sobib eesti keele väga hästi. Kreeka keelde on väga lihtne eesti lauset panna, prantsuse või inglise keelt on palju raskem. Selles mõttes, ja neil on, riimid on ju ka suhteliselt piiratud, ikka see i ja see a. Nii et tegelikult arvan, et muidu ei pane inimene tähele, aga kui ma osutan, see kõik on, kogu see pikk laul on ühe sama riimile. See vajab parajat niukast ikka tegevust. Liiva, viina, piiga, kiida, viima, liiva, kiiva, piima, liidan, piinab. Kõik on, kogu lugu on sama riimi peale. Et see vajab niukest pusimist. Aga jah, see on revolutsiooniline laul. Ma käisin olümpiamängude ajal, käisime Kreekas 2004. aastal. Siis selle Kreeka bändiga tegime selle kontserti. Ja siis oli niimoodi, et kui kuskil vanades iidsetes 2000 aasta paremetes seal mängisime, hakkasime seda laulu laulma. Päivad riida. Ja tõesti. Nüüd lähme, võtame selle valitsuse maha. See on ikka neil niuke. Oleks nad kurat teadnud, millest see lugu eesti keeles räägib. Siis oleks läinud pahanduseks. Oota, see on üks küll. Tegelikult ega seda palju, selles plaadi peal ta on, selle laul on lastud, aga ega seda palju lauldud ei ole. Aga siin 3 aastat tagasi, siis ma selle Pärnu bändiga rohkem seotud ei olnud, kui et ma tegin neile sõnu, kui Olavi Kõrre Sorbasega tülli läks, siis ta läks Pärnusse ja tegi seal oma Kreeka bändi. Ja siis nad tulid selle peale, et tahaks ikka mängida ka, aga siis kes see tuleb mingisugune ansambel Rembetiga peale välja, ütles, et Tõnu, tule ka, teeme sinu laulu õhtu. Ja siis kuulutasidki välja, ma olin minu plakati peale ja pidi väliskontsert olema veel seal. Aga vihma hakkas pool tundi enam etendust sadama. See oli Nooruse majas seal Pärnus, ma ei tea, teisel pool jõge. Siis poole tunniga korjati kogu see võimendus sinna sisse ja läksime, tegime sees kontserti ja publik tuli kohale, selleks ajaks oli vihm möödas ja päike tuli uuesti välja. Ma asju hakanud enam välja, niimoodi, et löödi aknad lahti ja pilet oli nii palju müüdud nagu välja, eks ole, sisse ei mahtud kõik ära. Istusid inimesed rahulikult väljas akende all ja polnud häda midagi ja väga tore kontsert oli. Ja siis oli niimoodi, et siis toodi see laul uuesti välja, ütles, et seda minule see laul meeldib. Et siis toodi Pääruga välja kidrat mängima, et siis oli see on tegelikult seda polekski võib-olla rohkem mõtet, aga see on küll üks asi,
iga kord tuleb meelde. Ma mäletan, ma olin siis, ehitasin alles oma maja sinna. Issand, see 2002 kirjutatud ja mis ehitas. Mul ei olnud hakanud ehitama. Polnud veel lammutama, oli vana sama koha peal, kus mul praegu on siis maja, seal oli siis, mul oli suvila lihtsalt. Ja see ma mäletan, see on nii selgelt minu jaoks, kuidas seal rõdu peal ma istun. Ma iga õhtul lähen välja ja siis teen seal rõdu peal suitsu ja see seostub mul jälle, on kunagi üks Šukšin tegi filmi Punatav lodjapuu. Seal oli ka see mees, läks pärast. Ja iga kord mul tuleb igal kord, iga päev mul tuleb see laul meelde, kui ma sinna rõdule suitsetama lähen, sest ma ei saa seda rahust. Sellepärast pilvedes taeva pühib puhtaks tuuleluud. Kõik maisematab külma valgusesse kuu. Kitsaks nüüd mullegi jääb umbne siseruum. Mõtteil on kaugusest või kaugusesse suund. 51 lehekülge. Kes selle ilmaelu viimset tõde teab, ei 51 teiselt poolt. Ning vääraks valetatu jälle paika seab. Kas too, kes kiivalt meie patte silmas peab, ühtaegu vaeb ka, mis meis õiget on ja head. Miks nõnda tihti nihkub paigast tasakaal, katkeb me kannatus ja otsa saab elaan. Sirge näib siht end siis, kui pärale sa saad. Selgub, et seatud märk on üksnes vahejaam. Paljut, mis ihkab hing ning millest mõtleb meel, iialgi teoks ei tee, sest ees on kõrgem keeld. Kui näib, et unelmatest jääb vaid lahja leem, siis tunned rõõmu, sest et ikka püsid teel. Pilved taas taevatelgil kokku kuhjab tuul ning varjab enda alla öise külma kuu. Piisav on mõtetele vaikne siseruum, uinuvad unelmad ja sõna hääbub suul. Kes seda laulab originaalis ka mingi? See on tegelikult Feodorakis, mitte Timikis Theodorakis, vaid üks Feodorakis, kes elab Rootsis, kes on päritolult küll kreeklane, aga tegelikult selles sätungis on ka kerged Rootsi noodid on tunda, ta on Rootsis elanud ja sünd. Aga seda mängib seesama Sormase bänd. Kord olin päris üksipäi. Seda ma rääkisin ju. Ja, oota, ma ei lahtud seda, ma tahtsin seda.